Nii, Marko Kilp 45. Haanja maratoni võiduka edukalt finišis. Kuidas siis raha läks? Kui protokolli vaadates, siis läks ju hästi, et esimene koht. Ma arvan, et selle eesmärgi täitsime ära. Kohe põhimõtteliselt distantsi esimesel kilomeetril Martiniga panite laesaastus eest minema, et oligi niimoodi planeeritud või kujunes kuidagi? Ma arvan, et kujunes niimoodi jah, et suusk oli lihtsalt niivõrd libe, et väga palju pidanudki selle jaoks vaeva nägema, et teistest lahti saada, et aga siuke mõnus rada, kõik oli tore. Et täiesti võrdväärne üritus, ma arvan, Vaasa Lopeti 100-le. Jätsite tegelikult võidu vormistamise Martiniga siin kahe peale täitsa viimastele meetritele, et oligi nii planeeritud või kumb proovis ikkagi distantsi jooksul ka natuke eest ära saada? Kui siis viimasel 5 kilomeetril korra kumbki proovis, aga et ei olnud täna seda, et kohe eest ära sõidaks, sest et kergelt krambid hakkas tulema, siis mõtlesime, et jätame lõppu peale. Ja tugevam võitis ilmselt? Nojah, tuleb nii välja. Olgu, palju õnne ja edu jaksu! Aitüma, teile ka! Suur tänu! Martin Imma, teine koht täna 45. Haanja maratonil. Jätab natuke kripeldus hinge ka? Ma arvan, et Markole siin lõpus kaotada ei ole häbiasi, et kui see järsk nukk seal kuskil 6 kilomeetril oli, siis sain aru, et siin läheb krampidega rohkem võitluseks kui Markoga. Et oligi, et iga laskmine üritasin kuidagi käsi taastada, aga ikka läksid krampe ja noh, siin lõpus spurdis sai kõvasti võidelda, aga no napikas kaotas, aga samas ei ole hullu. Et oleks pidanud võib-olla laskumisele esimesena peale tulema, oleks võib-olla lootust olnud? Jah, no see kõlab vabandusena, aga ma arvasin, et kuidagi sinna alla läheb see finiš, ma ei oodanud, et ta siia tuleb. Aga ei, jah, ses suhtes, et Marko ju on kindlasti lõpus tugev, et ma arvan, et seal väga polnud vahet, kus me lähme, et mul oli kindlasti raske teda võita.